nii, oletame siis, et see joonestatud on kõik asjad, mida siis näha tahab siin joonise peal, et siis tuleb ta nüüd kuidagi paberi peale panna, et kuna meil siin selles failis paberit ei ole, siis tuleb see kõigepealt kuskilt importida, et võtame siis from template, praegu ma teen korraks parem hiireklikk layout'i kirja peal ja from template ja vaadata siis, et siin all oleks kiri TVG. Ja nüüd tuleb siis vaadata mõni selline joonis, kus kirjanurk on olemas, näiteks see. Open, nüüd ta küsib, milline layout, ma oletan, et äkki on esimene, võib kui muidugi teine on, nii okei. Ja nüüd mul tuli siia alla kiri, layout 2, layout 1, nii on paberivormistus olemas. Kustutan siit siis need paberruumi mõõdud ära ja lähen home ribboni, layout ribboni peale ja kolmas layout ribbon tekib, kui me siis layoutis oleme ja kolmas ikoon on insert view. Nii, nüüd mul on see vaja siit üles otsida. Õnneks on mul see joon, mille järgi ma saan otsida, eks nii märgin ala ära. Nii, ja acceptin enteriga. Ja nüüd ma saan siis selle siia maha panna, vaatame, mis mõõtkavast mul ta siia pani. 2:1, väga hea, 2:1, antud juhul, kuna ta on meetrites tehtud, aga AutoCAD ei saa aru, et meeter on 1000 korda pikem kui millimeeter, et tema jaoks on see ikka üks ühik, siis me peamegi 1000 korda suurema mõõtkava panema, et 2:1 ongi 1/500. Nii, escape'iga saan lahti, panen siis kirjanurka kõiged jutud. Mõõtkava 1/500 ja joonise nimetus on siis siin Kõrvemaa. Okei, nii tühi klikk tühja koha peal. Nüüd vaatame, kas me siin oleme kihte teinud. Nii, siin on minu asjade kiht ja ma vaatan seda selle mõttega, et ma saaks selle joone panna mingi sellise kihi peale, mis on välja lülitatud. Vaatame, mis siin siis selline kiht on, mis võiks ära kasutada. Sisuliselt on küll ükskõik, ma panen näiteks piirikihi. Nüüd on siis see raam on kadunud ja siia ma saan siis panna need mõõdud. Millimeetri täpsusega, selles mõttes kõik on väga hea. Väga palju mõõte ei ole vaja panna, sest nende asjade kohta on joonised olemas, eks. Aga lihtsalt, et oleks siis need ei sobigi vahel. Et siin ma oleks võinud kasutada seda continue, siis valinud selle mõõdu ei pannud continue või siis oleks tulnud paremini. Enteriga lõpetanud ära. Nii paneme. Siia mul jäi nüüd paberruumi, või need mudelruumi mõõdud. Kustutan siit ära, panen paberruumi, sest mudelruumis on nad 2 korda suured. Mudelruumi minekuks ma tegin topeltklikki. Parem hiireklahviga ma saan korrata siis seda. Ja nüüd ma panen siis väiksed jutud juurde. Nii, see on siis panen suured tähed. Okei, nii.
siia kirjutame siis. No, ja paneme siis selle, nägime, et seda ei ole, et see on nüüd välja mõeldud ja see on siis et võib kirjutada ka siin märkustesse pikemat juttu selle kohta, aga okei. No, paneme siis selle, et see on joonis topeltklikkiga, ma saan muuta, et see on siis näiteks joonis 4, et mul on siin, et see peaks olema joonis 1 siis. Ja kui ta on olemas, salvestan ära seiviga ja panen trükkima. Kuna paber on PDF-i jaoks tehtud, siis ei ole siin vaja midagi muuta, trükib PDF-iks, panen lihtsalt okei. Ja otsin siis üles kausta, kus ta siis mul olema peab. Ja võib siis panna ilusama nime, aga võib jätta sama nime. Nii, ja ongi nüüd olemas mul siis see PDF. Ja PDF-is on siis olemas kõik kihid, et kui midagi on vaja siis veel täiendavalt kinni panna, siis siit saab kinni panna. Vot, nii lihtne see siis oligi. Ja siis PDF panna siis ühte kausta, mida siis jagate Lissi ja minuga.